tulemast vaatama ja kuulama saadet Eksperteetris. Mina olen Katariina Mürk ja minuga on täna siin hariduspsühholoogia teadur Grete Arro ja ökoloogiline majandusteadlane Halliki Kreinin. Tere! Me räägime siis täna kestlikkusest, ma saan aru, ja tegelikult päris paljudest tekitab see sõna omal maal hirmu, kuigi tegelikult ei ole ju midagi hirmsat, ma arvan selles. Aga kust on tekkinud see fenomen, et kui inimene kuuleb, et see asi on kestlik või see käitumine on kestlik, miks ta kardab seda? Jah, hea küsimus. Ja ma arvan, et kõik ei karda tegelikult, aga üks asi, miks me võib-olla üldse nende teemadega tegeleme, üritame aru saada, et kuidas neid teemasid ka tajutakse, on see, et võib-olla me ei ole alati jälginud ka seda, kuidas kestlikkuse teemaline või kogu see nii looduskaitse, nii keskkonnakriiside kommunikatsioon tundub inimestele, et võib-olla üks murekoht sellisest psühholoogi vaatest ongi see, et niipea kui kommunikatsioon tundub survestavana ja survestavana mõjub meil see, kui meid pannakse ennast süüdi tundma või ka tegelikult rumalana tundma või ütleme, tundma, et me oleme midagi halvasti teinud, ehkki me teadlikult ju ei ole või ka hirmutamine, et need kõik asjad mõjuvad tegelikult viisil, mis ei kutsu just inimest rohkem avastama ja uurima, ei ärata uudishimu ja ka soovi panustada. Et tegelikult mõnes mõttes ma arvan, et see teadus sellisest, mitte ainult puhtalt kommunikatsioonist, vaid isegi natuke sellisest, et kuidas ärgitada sellist kasulikku motivatsiooni inimestes. Võib-olla on jäänud natuke maha sellest praktikast, kommunikatsioonipraktikast ja samas me teame, et on uurijaid, kes on tegelikult COVID-i, mis on teine nagu sarnane, võib-olla mõnes mõttes mastaabilt kriis olnud, et seal on küll teadlased õppinud, et kuidas võtta kasutusele neid teadmisi inimeste motiveerimisest, et kujundada sellist kommunikatsiooni, mis pigem nagu ei hirmuta, survesta, vaid aitab et hoiab alal inimese inimväärikuse tunde, kaasates teda siis mingitesse protsessidesse või muutustesse. Ja võib-olla üks häda on sellest võiks lõputult rääkida, üks häda on ka see, et kestlikkuse teemas see, mis on õige, muutub kogu aeg ja ta peabki muutuma, sellepärast me kogu aeg saame rohkem asju teada sellest, kuidas asjad on halvasti, sellest, mis on võib-olla ka lahendused, et see eeldab tohutut paindlikkust, pidevat sellist kognitiivset paindlikkust, ma pean jälle nagu võtma omaks mingi uue arusaama, ma pole eelmisestki veel aru saanud, nii et see on ka üks asi, millest võiks väga palju pikemalt ka rääkida, aga ma annan äkki sulle. Ja ma arvan, et ma annaks ka palju tumedama vastuse, et ma ütleks, et kestlikkuse vastu on väga palju propagandat ja reklaami, ütleme eliidi poolt, kes siis võidab praegusest majandussüsteemist. Ja me näeme ka, kuidas ütleme Venemaa poolt rahastatud propaganda on ka tuulikute vastu, on olnud hästi palju Eesti sotsiaalmeedias. Ja ma arvan, et eestlased üldiselt, me teame, et inimesed üldiselt, kui nad võtavad aega, saavad probleemist aru, kui sa räägid nendega, inimesed on tegelikult kestlikkuse poolt ja on valmis ka muutma oma eluviise, eriti kui teised teevad ka kaasa, kui see muutumine on õiglane, kui ütleme ka poliitikud näiteks lõpetavad lendamise ja nii edasi. Inimesed on valmis muutuma, aga meid kogu aeg mängitakse üksteise vastu välja ja jällegi, nagu me näeme ka metsateemal, on seal väga suured rahad taga, üks väga väike protsent inimestest, kes Eestis võidab sellest propagandast, saab samas meie ühiskondliku narratiivi ka juhtida. Ja ma arvan, et see kestlikkuse teema tegelikult metsad ja loodus ja kõik see on meil eestlastena väga lähedane ja ma arvan ka, et see on pigem tekitatud ärihuvide poolt. Ma ütleks, et üks võib-olla probleem või üks osa sellest on ka see, et eestlased on väga ületöötatud, et me töötame palju rohkem kui keskmised eurooplased, ligi 6 tundi nädalas rohkem kui rootslased, tähendab 24 tundi nädalas rohkem või 24 tundi kuus rohkem kui rootslased ja meil on väga vähe aega, meil on kasvav ebavõrdsus, väga palju inimesi elab juba praegu vaesuse piiril ja neil ei ole aega isegi järgi mõelda ja ongi siis ärihuvid, kas kasutavad seda ära ja tekitavadki inimestes siis sellist kestlikkuse vastast narratiivi.
et ma arvan, et inimesed iseenesest on head ja toredad ja et jah. Ja võib-olla üks nagu lisand ka siia, et see kestlikkuse vastane narratiiv, seda on hästi teatud põhjustel hästi palju lihtsam omaks võtta, kuna enamasti see narratiiv opereerib ju nende mõistetega, mis on meile hästi tajuliselt tuttavad, vahetu sissetulek või mingisugused sellised asjad, millega me väga palju kergemini suhestume. Et kui öelda, et selle ressursi saab kuidagi rahaks teha, siis sellel üldiselt ei ole seal nagu sellist keerukamat tasandit, mida on raske mõista. Niipea, kui me läheme nende varjatud tagajärgede juurde, mis on pikaajalised, mis võivad olla teises kohas, mis võivad olla kumulatiivsed, mis võivad olla nii-öelda kahjustada hoopis teisi süsteeme, mis siis bumerangina või ringiga tulevad meile endale jälle koduõuele, et see eeldab, et nagu seda lihtsa narratiivina esitada tegelikult ei saa ja sellisel juhul oleks hoopis teistsuguselt üles ehitatud sellist teadasaamise või teadmisest arusaamise protsessi ja seda nagu sellisesse kommunikatsiooni panna on väga-väga palju keerulisem ja ega me isegi võib-olla ei olegi seda väga palju teinud, et kuidas nagu sa ütlesid, kui rääkida, siis inimesed saavad aru, aga sa just nagu tegelikult ise ütlesidki välja, et see eeldab nagu tegelikult ikkagi dialoogi. Ja lihtsalt meedia pöördumine näiteks ei loo dialoogi, sest meil ei räägi siis alati keegi vastu. Meil on sinuga dialoog, ajakirjanikud ongi kõige targemad sellepärast kogu dialoogis. Aga kui me tuleme korra selle eliidi sõna juurde, mis sa välja käisid, kes see eliit on, kellel tegelikult, kelle puhul ma peaksin nüüd arvama, et tema on selles olukorras süüdi? Kas see on minu sõbranna, kes elab Pirital ja sõidab maasturiga või see on keegi juba palju kõrgem mees? Ja kas ta ise ka teab? Kas ta ise ka teab? Kas ta ise teab? Jah, ma arvan, et on väga tähtis tulla ära üksikinimeste, ütleme, mis on responsibilization, nagu vastutama panemise juurest. Me elame väga mittekestlikutes, ütleme, ühiskondlikes struktuurides, kus inimestel on maal, on inimestel vaja autot, et üldse ellu jääda, nii edasi, et võib-olla see on see kestlikkuse, selle probleemi teine külg. Aga see eliit, kellest me räägime, et see ei ole kindlasti see sõbranna, kes oma maasturiga onu tädi Maalile külla sõidab, on ju maale. Et me teame, et Eestis on ka 5% kõige rikkamaid Eestis omavad ligi 45% varast. Poole, 50% eestlasi, kes on siis vaesemad, omavad 5% varast Eestis. Tähendab, kõige vaesem pool eestlasi ei oma peaaegu üldse vara. Ja kui me räägime sellest eliidist, kes siis suudab nii meie demokraatiat mõjutada kui ka meie poliitikat ja kes omab meediat ja nii edasi, et me räägimegi Margus Linnamäest ja Raivo Heinast ja sellistest inimestest, kes siis õhutavad, võib-olla ma ei tohi otseselt öelda nimesid siin, aga see eliit, kes võidab siis praegusest ka majandussüsteemist Eestis, mitte siis igapäeva inimesed ja ma arvan, et meie jaoks on ka väga tähtis, kui me räägime kestlikkusest, rääkidagi struktuuridest ja mitte üksikinimesest ja mitte otsustest, mida sina üksikinimesena teha saad, et mitte rääkida plastikkõrtest või topsi mitte kasutamisest. Väga tore, kui sa saad ilma topsita hakkama, väga hea. Aga need muutused, mida me vajame, on palju suuremad ja laialdasemad ja see üksikinimeste peedistamine on ka pigem ärihuvide tekitatud narratiiv, et me teame, et ma nüüd seletan edasi, aga et just ebavõrdsuse kasvamine ja majandusega ebavõrdsus on tegelikult üks väga suur probleem ka kestlikkusele, sest me teame, et mida ebavõrdsem on ühiskond, esiteks seda suurem surve on rohkem tarbida, sest me peame kogu näitama, et me kuulume nagu paremasse klassi ja teiseks me teame, et mida rikkamad on inimesed, seda rohkem nad tarbivad ka, seda suurem on ka ületarbimine, et võrdsemates ühiskondades töötab demokraatia paremini ja võrdsemad ühiskonnad on ka kestlikumad. Nii et ebavõrdsus on üks väga suur probleem, ütleme meie ühiskonnale, ka loodusele ja ka meie demokraatiale. Just nii, jah. Proovin oma ajurakki kokku tuua. Aga kui me vaatamegi nendele siis võimul olijatele
otsa ja nende käes on need kõik ärihuvid, siis kuidas me üldse muudame seda narratiivi, miks ta peaks nüüd järsku otsustama, et ta teeb mingeid otsuseid, mis ei ole tema ärihuvides, võib-olla on keerulisemad. Et kuidas tema siis peaks muutma ennast, et tema äri võib-olla oleks kestlikum ja mina sellest saaksin ka tagasisidet, et oi, palju kõrgemal inimesed on valmis muutuma. Ma tahaks jälle tagasi tulla struktuuride juurde, et ma jällegi, ma arvan, et on väga tähtis mitte rääkida üksikutest äriomanikest või headest või halvadest inimestest, sest ma ei usu ka, et see eliit on või see 5% eestlastest, kes kõik meie vara omab, nemad ei ole ka ju halvad või head inimesed, et meil on majanduslikud, meil on struktuurid, kus meie majandussüsteem on ehitatud üles kasvule ja kui sul juba on, ütleme, kapitali, siis on väga kerge aina seda juurde teenida ja teine asi, et kui sul on äri, siis sa pead kogu aeg kasvama, et nendes struktuurides sa peadki kogu aeg oma, ütleme, oma tööd, sa pead võimalikult vähe raha maksma töötajatele, võimalikult palju oma tulu uuesti investeerima, et veel rohkem kasvada, sest muidu su äri sureb välja. Nii et jällegi küsimus on nendest struktuurides ja nendest piirides, mille sees äri töötab ühes riigis. Isegi kui sa oled väga hea inimene, kui meie reeglid, ütleme, teevad kergemaks või kui sa teenid rohkem, kui sinu äri töötab ebakestlikult, siis sa pead ebakestlikult oma äri ajama, sest muidu sa pead töötajad lahti laskma, muidu su äri läheb ja muidu sa ei jää ellu lihtsalt. Nii jällegi küsimus on nagu nendes struktuurides ja praegu meie majandussüsteem ja üldse need struktuurid, mille sees ärid peavad Eestis ellu jääma, on, ütleme, psühhopaatiliselt ka keskkonna mõeldes, ütleme ka sotsiaalset õiglust vaadates, et need reeglid, mis me ühiskonnas, mille sees saavad töötama, ei toimi. Ja see on see suurem probleem, et jah, ja ongi. Ja siin igaüks vaatab ju läbi oma selle valdkonna prisma ja mul on nagu väga raske seda psühholoogi prismat või perspektiivi maha panna. Ja ongi, ma olen kõigega nõus ja ma üritan seda nagu võib-olla nagu lahti harutada sellest vaatest, et struktuurid on ka loodud inimeste poolt ja mulle tegelikult meeldib see, et kuidas sa ütlesid, et nad on psühhopaatilised. Võib-olla nad on ka enesetapjalikud. Et tegelikult, kui me vaatame, et nagu ja jällegi mulle mõnes mõttes meeldib nagu hästi tagasi minna mõnes mõttes sellist väga nagu juurteadmist juurde ka psüühikast ja huvitaval kombel mõned neist tulevad hoopis bioloogiast. Et kas see sama arusaam, mille siis kuulus bioloog üks küll välja pakkus, et kõik organismid ja liigid või ka organismid siis ikkagi ka tegutsevad oma ilmas ehk siis selles maailmas, mida nad suudavad ikkagi tajuda. Ja inimesed tajuvad ka neid aspekte keskkonnast, mida ei saa vahetult käega katsuda. Seesama füüsikaline, keemiline maailm, ökosüsteemid, seal on terve hulk protsesse, mida enam sa neid õpid tundma, seda enam nad muutuvad su maailma osaks ja sa saad neid nii-öelda, et sinu aju hakkab ennustama, kui sa tead piisavalt palju, siis aju hakkab ennustama seda, et nüüd tuleb katastroof, kuna me teame kõike seda, mida me teame, me näeme igasuguste keskkonnanäitajate drastilist halvenemist, me näeme sageli ka seda, et tekivad võib-olla sellised murdepunktid või hetked, kus ennustatavad muutused on veel palju hullemad, kui me oleme osanud, kui meie aju ja ka meie andmed on osanud prognoosida. Ja siis nende inimeste, kes seda teadmist nagu on enda maailma osaks õppinud, nende reaalsus on teistsugune mõnes mõttes, et nad nagu ja ka hästi kurb, ma oleks õudselt hea, ma oleks hästi hea meel, kui teadlased kõik eksiksid. Ma oleks nagu nii, me teeks ühe eksperteetris saate, kus ma ütlen, et kõik teadlased eksisid ja meil on ülihea meel, tegelikult mingit jama ei ole, kõik on hästi. Aga kahjuks need, kes siis see mõnes mõttes see võib-olla siis see vähemus, kes nii täpselt teab neid asju, on, et mina ei ole keskkonnateadlane, aga ma usun neid ja ma arvan, et ma ka suures plaanis osadest protsessidest kujutan neid umbes ette, ehk siis nad on minu jaoks reaalsus. Ja kui nüüd neid teadmisi ei ole minu oma ilmas, siis ma tegutsen selle maailma suhtes, mis mul on, kus on võib-olla majandus, kus on naabrist parem olemine,
kus on palju raha, mille eest saab osta saari, kus saab müüa inimesi ja nii edasi. Et see on minu reaalsus, eks ju, ja et küsimus ongi, et me võib-olla üritame siin, mõlemad pooled üritavad võib-olla mingis mõttes maailma parandada, eks ju, aga see on täiesti erinev maailm, mida nad üritavad parandada, nii et lõpuks nagu sellise hariduspsühholoogina ma alati jõuan tagasi struktuure loonud ja käitanud ja püsti pannud üksikindiviidide oma ilmadeni või teadmisteni, et noh, kõigepealt ma ütleksin, et osa sellest süsteemist võibki olla natuke selline neurodivergentne, nagu mitte heas mõttes, vaid võib-olla siis tõesti selline nagu sa ütlesid, eks ju, et võib-olla mitte teistele inimestele ja organismidele head tahtev. Aga osa sellest võib olla ka lihtsalt teadmatust, see on kuulus see Hanloni habemenoa printsiip, et jah, et osad võib-olla inimesed lihtsalt ei tea või ei suuda nagu oma peas nii-öelda reaalsusena tajuda seda, et meie majandussüsteem kuulub siis ökosüsteemi aineringi süsteemide sisse ja neid ei saa sealt lahti haakida ja kui me vaatame seda mõju, mis on lühikese aega tekkinud, et siis see ütleb midagi meie majandussüsteemi ühiskonnakorralduse kohta ja ma ütleks sellise asja jällegi, see ei ole minu valdkond, aga parandage mind, kui ma eksin. Et esiteks progress ja selline kasvumajandus on hästi uus nähtus, et on vale öelda, et me oleme kogu aeg niimoodi elanud, et ka Euroopas mitte ei ole see narratiiv, et meil on nagu progress, meil on võib-olla hoopis sellised tsüklilised või nagu hoopis teistsugused arusaamad sellest, kuidas elu käib. Ja see on kindlasti, see ei ole kultuuriülene, vaid see on väga nagu meie kultuuri spetsiifiline, et maailmas on kümneid ja kümneid ja kümneid kultuure, kes elavad hoopis teistmoodi. On neid, kes on ära hävitanud oma nii-öelda ühiskonnakorralduse looduslikud alused. Käime varemeid vaatamas põõsaste vahel ja siis on neid, kes ei ole. Aga neid, kes ei ole hävitanud, kes on suutnud elada oma keskkonnaga, ma ei tea, näiteks 10 000 aastat kooskõlas, neid me sageli lähtuvalt ka sellistest meile omastest narratiividest. Esiteks me ütleme, et nad ei saa sellega hakkama, nad tahaks, aga nad ei oska, mis on vale, on ju. Siis me ütleme, et nad on kas rumalamad, on ju, et tegelikult vastupidi, on ju, et võib-olla meil on viimane aeg õppida osadelt teistelt kultuuridelt, kelle võib-olla kõige domineerivam tunnus on see, et nemad ei suru meile oma lähenemist peale, nagu meie oleme. Või nagu ütleme meie see süsteem, kuhu me kuulume, siis on ju ka, on võib-olla oma ideid ikkagi surunud teistele kultuuridele peale. Ja kolmas mõte võib-olla, mis on jälle selline väärarusaam, mida võiks ümber lükata, on see, et inimesed on ahned. Ei ole. Ilmselt on olemas inimesi, keda see iseloomustab, aga inimesed üldiselt ei ole tegelikult ahned, et see ei ole midagi olemuslikku. Küll, aga me võime seda väga paljudel rohkematel inimestel trigerdada, kui me loome teatud keskkonna, teatud nii-öelda ühiskondliku majandusliku süsteemi, kus inimeste elupüüdlused muutuvad sellisteks, et nad saavad oma sellise psühholoogilise või nii-öelda mitte psühholoogilise, vaid subjektiivse heaolu tunde sellest, et nad on kellestki paremad, rikkamad, ilusamad, nooremad, ja need püüdlused tegelikult on üsnagi kujundatavad kultuuriliselt. Ja mulle väga meeldib, et mul on tunne, et noorematel inimestel see püüdluste muster hakkab muutuma nagu ka Eestis selliseks, nagu me tahame, aga see võib-olla ei ole nii, ühesõnaga, see võib-olla pole nii kindel ka. Ja ma väga soovitan Martin Wolfi, kes on Financial Timesi toimetaja, tema raamatut demokraatilise kapitalismi kriis või The Crisis of Democratic Capitalism, ta on keskkonnaalalt üldse täiesti pime, aga tema räägib just nagu ebavõrdsuse vaatevinklist kõigest sellest, nagu mis sina ka ütlesid, kuidas ebavõrdsus on õõnestab demokraatiat ja nii edasi. Ja just see, et inimestel on, mida suurem on ebavõrdsus, seda suurem on ka ühiskondlik hirm, et sa kukud sinna alla, kui meil puuduvad need võrgud, mis püüavad sind kinni, kui kõik halvasti läheb, et siis seda suurem on ka ühiskondlik hirm ja just kaob turvalisus, muud asjad ja just ja on suurem see nagu pressure kogu aeg tarbida, näidata oma tähtsust ühiskonnas ja nii edasi. Ja mul on tunne, et meil on nagu nii palju erinevaid teemasid on korraga, et kuidas, ja küsimus nagu minu jaoks ongi see, et kuidas me seda üldse muuta saame, et me näeme, et Eestis on situatsioon üsna halb, et meil on vist kõige suurem osakaal inimestest, kes ei usu, ütleme, keskkonnateadlasi, kes ei usu teadust, kes
arvavad, et kliimakriisid on välja mõeldud, kes ei näe seda tulevat suurt tsunamilainet ja kuidas saada ühelt poolt neid inimesi, kes on selle propagandaga kaasa läinud, meie poole jälle üle, kuidas muuta, kuidas sellest ühiskondlikust lõhest üle saada. Aga kui me tuleme saate lõpuks hästi lihtsal moel selle küsimuse juurde, et aga kuidas ma siis veenan seda inimest, kes tunneb ennast jõuetuna, ma olen üks tudeng siin, ma ei saa neid korporatsioone kuidagi kinni panna, et kuidas sa veenad mind, et tegelikult mina saan mingi muutuse siin teha, kuidagi abiks olla, et 5 aasta pärast mul oleks siiski talv, suvi, kevad, sügis? No ma arvan, et seda me kahjuks tõesti ei saagi teha, et me jällegi Eesti on väga väike, on ju, et ma ütleks, et kahjuks see, mida meie saame ära teha väikse riigina, on ju, et Hiina on Ameerikat, kõik muud ja Iraanis praegu pommitatakse üldse nagu naftaväljasid, et me kindlasti ei saa maailma kliimat muuta või otsustada, mis on Eesti jaoks ja meie ellujäämiseks väga tähtis on praegu teha kindlaks, et me ehitame üles ühiskondlikud struktuurid, mis peavad kriisidele vastu. Energiasüsteemi, mis peab kriisidele vastu, naftakriisidele, muudele kriisidele, mis ei tekita elurikkuse kaotamist, mis iganes. Et meil on transpordisüsteemid, mis on ka peavad kriisidele vastu, kui meil ei ole enam naftat, ütleme, kui on naftapuudus. Igasugused sellised süsteemid, mis tagavad ühiskondliku heaolu kõigile madala energia kasutamisega, madala materjali ja ressursi kasutamisega, et see on kõige tähtsam asi, mis me saame teha ja selle eest võidelda, valida poliitikuid, kes selle eest seisavad, aga mitte ainult valida, vaid ka organiseerida ise, valmistuda juba ette, et ma tean, ma kõlan natuke nagu prepper, aga me oleme kriisiajastute alguses ja meil on ees väga-väga rasked ajad ja kõige tähtsam asi, me tõesti võitlema ebavõrdsuse vastu, sest juba praegu see lõhestab meie ühiskonda ja see teeb raskemaks selle, et me kõik koos valmistume. Jah, et võib-olla paar mõtet, et üks mõte on see, et tänane ühiskond ka vajab hästi palju raha selleks, et leevendada probleeme, mida saaks vältida, et me tegelikult täna on hästi legaalne, teha nii, et lastel oleks palju terviseprobleeme, et nad ei liiguks, et nad sööksid asju, mida nad ei peaks sööma, et nad tarbiks sisu, mida nad ei tarbi. Ja on hästi legaalne teha nagu näiteks laste arengut oluliselt halvendada ka linnaplaneerimisega. Et ehk siis täna, et need probleemid, mille jaoks meil täna on ühiskonnas, miks me ütleme, et meil on vaja palju raha, et on hästi legaalne neid probleeme ise nagu hästi palju nagu tekitada, on ju. Et me elaksime võimalikult haiget ja vaimselt ka mitte nii parimat tervet elu, eks ju. Et see on jälle see küsimus, et see on meie valik ja riigid on erinevas kohas selles mõttes, et ja sama nagu kehtib keskkonna osas ja ma arvan, et me oleme nagu mõnes mõttes ju nagu piiri peal, et inimkond on varem teinud suuri mõttemurranguid, ühel hetkel saadi aru, kakeldi paarkümmend aastat, arstid kaklesid, kas mikroobid ikka on olemas, eks ju. Lõpuks ikkagi võitsime, on olemas. Kas naised võiksid istuda telestuudios ja rääkida, on ju. Hästi pikalt läks aega, aga me ei taju seda enam, eks ju. Ja äkki me oleme praegu on nagu see küsimus, kas see ümbritseb nagu, et maailm on muutunud aina keerukamalt kirjeldatavaks ja praegu me eeldame seda, et kõik väga kiiresti suudavad sellest keerukusest aru saada, aga mul on üks hästi tore doktorant Heili Aomets, temaga nagu meie see uurimisteema on süsteemmõistelise mõtlemise toetamine, kuidas seda õpetada ja see süsteem, mida sa siin enne kirjeldasid, et mida ebavõrdsem on ühiskond, seda rohkem inimestel on hirmu, on täpselt üks süsteemi tunnus, et süsteemide üks tunnus on tagasiside ringed, mida rohkem ühte asja, seda rohkem seda sama asja, on ju. Mida rohkem ebavõrdsust, seda rohkem suureneb ebavõrdsus näiteks. Ja huvitav on see, et inimese mõtlemisel ei ole omane süsteemide tunnuseid mõista enne, kui ta ei õpi neid eraldi, kui me ei aitad, et tal eraldi neid mõista, et kuule, keerukad süsteemid töötavad niimoodi. Ja see on hästi põnev, see on üks teadustöö, mida kus me oleme algusfaasis, aga et üks mõte võib olla see, et kuna me oleme elanud oma maailmad hästi keerukaks, siis järelikult peab nüüd mõtlemine sellele hakkama vastama. Meie mõtlemine ikkagi eeldab, et me oleme kusagil, ma ei tea, 16. sajandis võib-olla isegi veel kaugemale, on ju, et asjad on hästi-hästi lihtsad. Aga see, mida meie sotsiaalne maailm teeb keskkonnaga, on väga keerukas ja võib-olla oleks nagu meie selline moraalne kohustus, isegi vastutus õppida sama keerukalt mõtlema, sest nagu niipea, kui inimene hakkab tegelikult omandab süsteemmõtlemise, me oleme kuidagi nagu jõudnud järeldustega selleni, et siis on jube lihtne rakendada ettevaatusprintsiipi, looduskaitsest tuttavat ettevaatusprintsiipi on ja kui sa ei tea, ära tee. Kui sa pole päris kindel, ära tee, sest igal juhul, kui sa teed mingisuguse ikkagi
muudatuse oma keskkonnas, mille puhul pole kindel, mis saab, siis tõenäoliselt saab midagi halba, sa ei oska selliselt ette ennustada. Nii et jällegi lootust on vähe, aga ma arvan, et meie ajud on võimelised niimoodi mõtlema. Väga loodan, et selle mõtte põhjal keegi meie vaatajatest ja kuulajatest ise mõne mõtte murrakuni jõuab vähemalt iseenda sees. Ma tänan teid ja sinuga, kallis vaataja ja kallis kuulaja, kohtume juba järgmises saates.